kui sa elad nagu loodusega kooskõlas, siis taimed toidavad sind ja sina hoolitsed taimede eest. Ja muidugi praegusel ajal, kui on vara kevad, mida siis suhu pista, eks ole. Näiteks see sama väikene naadikene, mis siin on metsikult, ta kasvab niisugused ja süüa võiks just need, mis on need pisemad niisugused kruusis veel, need nihukesed, eks ju. Et see hakkab juba nagu vanaks minema. Aga just niisugused väikesed lehed on kõige paremad. Ja vanadel eestlastel olid ju ka, et kui naat pissis oma nina mulla seest välja, siis oli juba nagu nälg selja taga. Et naadist sai siis kas rohelist leemekest või siis näljaaja küpsetisi. Eks ma mäletan, kui olid võilillepäevad, siis olid seal udmurdid ja tegid oma peripetse. Need olid sellised nagu tainast, nagu karjala pirukas, sellised suuremad. No põhiliselt näiteks vesi ja rukkijahu või mis jahu sul oli siis õhukeseks teed ja siis paned sinna, mis on. Näiteks sa võid panna ju naati munaga või kapsast või liha või mis oli, ühesõnaga kõike, mis oli, need siis toiduks läksid. Et naat oli nagu jah, ta ei olnud põhitoidus, vaid ta oli just niisugune esimene kevadine näljapeletaja. Nagu aedvilja ja ka nagu ürdi mõlemana saad kasutada. Tegelikult ta ju ei ole üldse eestimaine taim, ta keskajal kasvatati teda ju kloostrites. Ja tema ladinakeelne nimi, siis ma mäletan, kuidas see täpselt, aga see viimane on podagrum, eks, või podagram. Et see viitab millele, eks ole, podagrale, eks, mis on autoimmuunhaigus ja kõik artriidid, liigesed, mis on nagu soolad ja kusihappest, eks ole, tihedad ja liikumatud. Naadi toite on kasutatud liigese raviks, just autoimmuunhaigused, kust nagu organism ise ennast ründab. Ja tas on C-vitamiini, natuke E-vitamiini, magneesiumi, kaaliumi, ühesõnaga, mida inimesel on nagu vaja. Ja kui ta siis Eestimaale munkade poolt arvatakse, et toodi, et kasvatasid oma aedades, aga nüüd on meil Eesti aias siis nagu nuhtlus tavaliselt, et ta on väga visa, et kus tema juuretükike on, sealt tema kasvama ka hakkab, ükskõik kui väike see juuretükk siis siin mulla sisse sul ei satu, eks ju. Ja ta on, sa võid panna ju sinna muid taimi, mis on näiteks laugulised lisaks, kui sa tahad teha supi sees näiteks või omletti sisse võid panna, ka on väga maitsev. Naat on ikkagi esimene, et umbrohi, mis vabalt ja palju tuleb teda kohe. Kindlasti ma teen naadisuppi, näiteks odrakruupi paned, veidikene porgandit, no mis sul on? Akseldad sinna suure portsu naati sisse, paned näiteks natuke musta pipart või mis sa tahad sinna veel panna ja sul ongi toit. Hapukoort võid panna veel törtsu peale, et tegelikult saab ju toitu teha väga lihtsalt, et sa ei pea minema supermarketisse kalleid rohelisi ostma. Paned supi sisse, ta ei ole, aga maitsvam on niisugune. Oota, ma maitsen kohe siis. Proovi. Nii. Siuke terav, täitsa nagu mingisugune eksootiline ta on spetsiifiline niisugune. Aga üksinda nagu teda ainult ei tahaks. Näiteks mina panen talle ikkagi juurde, siin on mul natuke metsikuks läinud, kuna meil läheb siin nagu kõik ümber kaevamisele, ma ei ole neid rohinud ega midagi. Pigem tuttavatel ära andnud. Sul ka võin aeda anda longuslauk. Näe, on nihukene. Et proovi ampsata. Võta näite mulle enne ka siia kaadrisse. Ta on niisugune. Ta ei ole nii kange kui sibul ja eks ole palju mahedam kui küüslaugu oma. Ja murulaugust ka veidi pehmema maitsega minu arust. Ilusa. Kui hea. Ja näed, eks ole, mina olen metsikult ta lasknud, kuna ta jää siia kasvama, eks ole, ta on nagu umbrohi. Aga siin on võilill. Näe, ennast ilusti puhevile juba sättinud. Ja võilille võid lihtsalt, kui ta süüa niisama. Näe, pista suu. Näite kõigepealt mulle ka, või enda käes. Näe, võilillekene nihukene. Ta on hästi noorukene, eks ole, nagu väike kuusekene praegu. Ja võilillel võid sa süüa, eks ole, lehte, juurta, õit, part, kõik on. Ja ta on muudab vere vedelamaks. Ütleme, kellel on nüüd paks veri. Ja südamehaigusi ennetab ta tänu sellele ka, eks ole, puhastab verd. Ja kes seda mõru maitset ei taha,
armastad näiteks juustu, näiteks tükk parmesaani juustu ja võtad selle lehekese, ta ei ole üldse sulle mõru. ja muidugi võilillest saab ju teha väga head suppi, mida ma õppisin ühe Bhutani õpetlase või laama käest. Tuli välja, et näiteks Bhutanis võilill on täiesti tavaline söögitaim. Neil on nagu eriline viis, kuidas nad teevad, et see päris mõru ära läheb. Et nii nagu meie sööme tavalist salatit või midagi, et nad teevad igapäevase supina. Aga mina nii virk ei ole, et ma kogu aeg suuri suppe töön, et ma lihtsalt pistan selle lehe või siis, mis võtab kibeda, võtab ära ju hapu. Et kui sa tahad teha salatit, siis jällegi korjad neid rohelisi lehti, sealhulgas ka võilillelehti. No kui sul on nagu mahedamaid asju ka nagu päris salatid, sa võid sinna ju natuke sisse panna, kui pere ei ole harjunud sööma. Ja oliiviõli rafineerimata ja sidrunit või laimi või ma ei tea, rabarberit, midagi haput, eks ju, mis seda tagasi tõmbab, seda kibedat maitset. Ja mina kasutan ka head soojakastet. Ja ta annab ka nagu omapärase hea nüansi sinna sisse. Ja sa võid panna ju ka tomatit näiteks apuks sinna, mis on eestlastele hästi harjunud kurgi või siis tomaatisalat või mõlemad koos, eks. Et sa võid proovida, fantaseerida, vaata, mis sinule sobib. Bhutaanlased panevad näiteks pipart. Et siis ta võtab seda võilille kibekust ka kuidagi nagu varjutab ära või. Et ta on niisugune hästi võimas toit, et kui sa tõesti seda sööd, sul on nagu seda jõudu palju nagu tuntavamalt olemas. See jõuülekanne on siis ikkagi? Jah. Ja kui sa mõtled looduses näiteks, eks ole, kui palju sa pead kultuursalati eest hoolitsema. Just eile külvasin. Ja see, kui sul on, eks ole, taim, mis looduses ennast kehtestab ja kõik kultuurtaimed tegelikult lämmatab, kui sa ei hoolitseks kultuuri eest, eks ole. Et kui sa need jõudusid nagu võrdled ja taim ju salvestab selle oma potentsiaali, ja loodus on väga huvitav. Et kui sa teda nagu vähegi tunned ja hoolid, ta annab sulle 1000 korda tagasi. Nõgest, muuseas nõgest ja rullikuid ma võin õpetada, kuidas teha. Külvasin eile herneid, eks. Ja siis ma jätsin, vaatasin, et nõges on ennast sättinud mulle siia. Siis ma nõgese kohtulikusse kuuron, eks ole. Et näed, siin on mul üks nõges ekstra jäetud. Et praegult on ta juba nii suur. Et muidugi ta läheb võimsaks ja siin hernega hakkavad koos, eks ole, konkureerima. Aga põhimõtteliselt, kui sa tahad, ütles, et kõrvetab, aga kui sa võtad niimoodi, et sa neid karvakesi eriti ei puudu, naksad selle läbi. Näed, vaata, siin on, eks ole, need karvad, mis kõrvetavad. Aga sul tuleb teda nagu rullida niimoodi, et mahlaga saab see karv kokku. Niimoodi. See on nii õrn praegu roheline leht, et ega ta ei kõrvetagi mida üldse praegu. Ja siis põhimõtteliselt nad teed niimoodi, et see mahlaga saab kokku. Et ongi niisugune, Ja siin tal enam need karvu ei ole, mis muidu, eks ole, seda kõrvetustunnet tekitavad. Ja siis sööd ära. Väga maitsev. Põhimõtteliselt ju see kõrvenõges on ju vana tuntud pühakute toit. Et ta niivõrd palju on tal valku, taimselt valku. Et kui midagi muud ei olnud, siis nad elus püsisid ka selle nõgese varal. Esiteks tal on väga palju mineraalaineid. Näiteks räni on tal ka palju sees. Vitamiine. Ja ta toidab nagu verd või tugevdab verd. Muudab verega natuke paksemaks. Aga selles on nagu erinevad allikad, et jah, et osad ütlevad, et vere paksemaks, et ei või väga palju süüa, aga tegelikult nagu tundub, et see ei ole ikkagi nii. Näiteks see sama Virbi Raibala Kormier, kes on Soomes ökotalu ja Frantsila talu perenaine ja raamatut palju kirjutanud. Et kui ma tema loengul käisin ja oli see sama küsimus, et nõgest teeb vere paksuks, et ei tea, kas ikka võib süüa võib-olla vähe või ütles, et ei ole. Söö nii palju, kui tahad. Eriti taimetoitlased, kes liha ei söö.
eks see on hea valguallikas. tee mulle ise rullik, No, siis ma ei pea kaamerat käest ära Jah. panema. et ühesõnaga tuleb ta. See on nüüd ellujäämiskursuse õppetund, et kui sul midagi ei ole, siis sa võid toorelt süüa. ja tuurelt on ju kõik asjad tegelikult natuke. Muidugi on kõige paremad. Näed, nüüd kui sa kuule, väga maitsev on. ta on niisugune magus, eks ole. Nõgesest sa saad teha kõikvõimalikke, ma ei tea, roogasid. Hakkad supist peale, siis sa võid teha näiteks nõgese kotlette, mis on ülimaitsvad. Väga maitsvad, kes muidu ütleb, mis see supiliru on, eks ole. Kui sa need korjad, akseldad ära, paned panni peale, paned veidi, kui tahad sibulat ka. Ja ta tõmbab nagu kokku, ta nagu saab väikene kogus, aga ta on tõeliselt nagu toitev või maitsev ka, kes muidu ei söö niisugust rohelist libret. Eks ta toorelt see värske mahla muidugi kõige see vägevam värk. Nõges on, ütleme, nagu minu lemmik nendest metsikutest taimedest tõesti.